süda taob ja pulss on kõrge sellepärast, et me saame pakkuda teile järgnevate minutite jooksul midagi väga eksklusiivset. Asi on naljas kaugel, midagi väga suurt on tulemas. Nimelt 17. juulil Tartus, Tartu laululaval toimub kõige võimsam kontsert, mida Eestis viimase võib-olla mitme aasta jooksul on antud, sellepärast et 5- tähistab oma 10. juubeliaastat ja ühtlasi on tegemist selle ansambli ainsa avaliku kontserdiga, mille nad üldse eeloleval suvel annavad. Ja praegu on olukord selline, et pannakse paika plaani, kuidas seda rahvale teadvustada. Kui te arvate, et võib-olla on suured tegijad ja staarid, et neile tehakse kõik ette taha ära, siis vastupidi, need on rohujuur tasandil ise juures. Miks me nii vaikselt räägime, sest me kuuleme siin juba kõva arutelu käib ja me läheme siis eksklusiivselt sinna ruumi ja vaatame, mida saavad nemad avalikult rääkida, mida siis ju pakutakse. Ei pealtnägija, ei uurija, ei reporter, mitte keegi ei ole saanud luba oma kaameratega sellele kohtumisele tulla. See ei ole avalik, ainult õhtu ja ainult teie arvsad vaatajad, kuidas sellised suured staarid sisuliselt kõik kogu plaani paika panevad ja täna me saame osaleda siis meediaplaani koostamisel. Trammiga kuulasid. Tere! Tulge sisse! Okei! Te olete täna paika panemas siis tõesti oma eeloleva suve. Meie nimed on Pireti töökaaslased. 17. juuli on kuupäev, mis on nüüd ajalukku juba kinni pandud. Miks ei teadnud? Sina juba Me saime kohvi käest täna teada. Teie ei teadnud. Mina mõtlesin, et juuni algul on. Pane kõigepealt kirja 17. juuli. 17. juuli. 2026. Miks just 17. juuli? Sellepärast, et ralli on samal ajal ja see on hästi palju inimesi Lõuna-Eestis. Väga hea, piletid olemas. Kas peab kohe ümber panema? Pane praegu ümber igaks juhul. No suurepärane. Ikkagi on uskumatu 10 aastat on möödas sellest ajast, mil 5- ma saan aru, sai loodud. Siis saab 10 aastat plaadist. Teil on valed andmed natuke. Okei. Kas selle 10 aasta jooksul on hakanud muusika tegema rohkem naudingut pakkuma? On tehtud ka mõni viga. Ma ei usu teie ikka kaliibriga need. Esinemised on muutunud oluliselt professionaalsemaks, aga muusika enda tegemine on muutunud keerulisemaks. Põhimure on nagu see, et teemad kaovad ära. Nad ei kao ära, me ei oska, meil on raskem üles leida neid, sest meie valikud on ahanenud. Sellepärast, et me elame igavat elu. Ma saan, et siis juubelikontserti jaoks koosoleku pidamine ei ole kõige lihtsam. See on suur... Ma näed, et meil ei ole palju peale nagu kuupäeva. Ma näen, et prillid... Päikse prille värgi ise vaatame. Mida me veel teada, me saime täna teada, et meil on vist mingid soojendajad või soojendaja. Ja see ei ole ju avalik informatsioon kaugeltki mitte. Ma just rippusin telefoni otsas oma hea tuttavaga. Nii. Jay-Z või? Vähemalt ei ole tidi. Smiles. Ossa raks, nagu palju õnne, näed, aplaus. Lihtsalt, et tulla tagasi ikkagi selle miitingu juurde. Ongi reaalselt ainus kontsert sel suvel või üldse sel aastal? Ainus avalik kontsert, mis te annate. Mis te nagu sellelt kontserdilt ootate, eks ole? Sulle raamat. Selles mõttes, et sina teed seda raha pärast. Ülejäänud 3 liiget. Et ma arvan, et see tuleb siuke umbes 2-tunnine andmine. Meie poolt 2 tunnini. Meil tuleb ka siin lähiajal välja meie parimate palade kogumik, suisa mitu erinevat. Ja see kogumik on siuke, kus me ei ole pannud sinna peale lihtsalt meie greatest hitse, vaid me oleme pannud meie meelest meie paremad palad. Siis ma olen enam kui veendunud, et kõik need paremad palad, mida me sinna valisime, tulevad esitusele ja seal on näiteks laul nimega Saag, Banger, Varas, Lendan, asjad, mida me ei esita muidu. Ma saan praegu sellest kohtumisest aru, et ei ole väga palju viimase ajal omavahel suhelnud. Ei ole. Kas te olete 10 aasta jooksul omavahel tülli ka läinud? Ei ole. Okei, aga millest tüli seisneb tihti? Vennad ei saa aru, noh. Nad ei mõista. Ükskord tahtsime päevakorral politseid kutsuda. Ja meil oli mingi arusaamatus. Teil omavahel? Siis me võrkusime ja siis ma mõtlesin, et targem on ära minna oma hotellituppa. Okay. Aga ta tuli järgi ja siis mõtlesin, et ma kutsun politsei sulle. Ja millest see põrkumine alguse sai siis? Mis me küsisime, minu meelest Jürr oli seal ja siis ma küsin Jürri käest pärast, et nagu, millest see alguse sai. Siis Jürr oli, et see oli nii mõttetu asi umbes, et nagu te vaidisite, kas see maja oli kollane või ei olnud ja siis oli kollane, ei olnud kollane, ei olnud kollane, fuck you. See on täpselt nii, et vanad nagu need probleemid tulevad esile kuskilt alt hingest, et vahet ei ole, millest see nagu jääme tipp seisab, aga kõik hakkab pulpitsama. Minu meelest Vinu ja Kohvi suhtemine läks peale seda põrkumist. Kordades paremaks muidugi, jah. Vahepeal tasub jah minna ikka nagu sügavale tülli. Ja kuulge, aga tulles tagasi nüüd selle meediamiitingu juurde, kuupäev on paigas. Aga mis see järgmine samm on? No kuidas nüüd siis nagu rahvas ikkagi... Sotsiaalmeedia reklaami on. Sotsiaalmeedia reklaami on vaja. No just nimelt, tänapäeval on see väga oluline. Mis te olete siis nagu mõelnud? Mis see sotsiaalmeedia võiks nagu olla? Ausalt öeldes võib-olla oleks abi vaja sellega. Ma arvan, et te olete meile selle tõttu appi tulnud just. Et miks te täna siin olete?
või? Imelik oleks, kui teile minu vastata sisse. Niisama, kas meil turvamehe üldse ei tee oma tööd normaalselt? Või me oleme arvestajast aru. Ei, see ei ole probleem. Oma saateks kasutada, mis võib-olla on teil kuskil riiulil. Ja, see on jumala okei. Must materjal. Meil on olemas, meil on kõik olemas, meil on teises toas. Mulle ka ei ole mitte midagi. Ma kuulsin midagi, nad ootavad mingit ideed, aga meilt. Miks nad peaks meilt ootama üldse reklaame? Oota, mis me ei saa nagu täitsa nagu häbisse rinada. Tahad äkki mingi AI värki panna? Chat, meil on probleem. On probleem. 17. juuliks on vaja 5 miinusele sotsiaalmeedias, stsenaariumid. Kuna siit tuleb, korras. Aga lähme käime, toome ruttu need rekvisiidid ka ära, hakkame pihta. Nii polegi palju. No nii, sõbrad, tegelikult on nii, et me tegime väga põhjaliku turu-uuringu, me rääkisime Emoriga, me rääkisime Mihkel Rauaga, me rääkisime Olav Osoliniga, aga Olav Ehala võttis vastu. Kontseptsioon on see, et me viime teid juba lauluväljakule kohale. Kutid, olge valmis, ma räägin teile. Siit läheb asi läheb mölluks sellepärast, et tänapäeva tehnoloogia on võimas. Ma ei tea, kas te saite aru, aga me viime teid nüüd kohe Tartu lauluväljakule, laululavale. Veel 2,5 tundi sõitu. Ei, te ei pea kuhugi minema. Me saime aru, et rahvas on aru saanud, et te kannate odavaid mustavärvi päikseprille. Ja ma ütlen ausalt, me leidsime kõige odavamad mustavärvi päikseprillid, mis üldse olemas on. Need on õhtu inimese reaalsed mustad päikseprillid. Ja no teine asi loomulikult on ju sandaalid ja valged sokid. Mitte ainult meie ei tea, vaid ka kõik kuulajad. Sandaalid ja valged sokid on ka olemas. No üks väga tähtis element on poolik õllepurk. See nagu sümboliseerib seda, et see on rahvapidu. See on rahvapidu, mitte mingi glamuur. Rahvapeole kutsuti ju Tartu inimesed, üldse Eesti inimesed ja see on rahvapidu. Aga kuna siin läheb nagu korralik rahvapeoks, siis tule kustuti või isegi mingisugune suitsukahur peaks olema. Mida see sümboliseerib? Sümboliseerida seda, et see on siuke visuaalne möll ja olukord on natuke kontrolli all. Eluses kuulnud sellist nagu, olukord on natuke kontrolli all. Tunne on nagu läheb kohe käest. Aga see annab märku, et tegelikult nagu ühe inimese vähemalt. Kilone on olemas. Võta kohver maast üles. Absoluutselt. Siin ei ole vist küsimust, jah see... Kohver peab olema. Ja kusjuures mitte lihtsalt ilus uus kohver, vaid... Vanakooli kohver. See on kohver, kuhu mahub palju tossu, särtsu ja sädemeid. Superhuumor. See on superhuumor ja see on nüüd siis nagu ta peab olema vana ja väsinud viide ühele teie liikmele. Ja meil on nokamüts, mis on siis päevakoerale, millest tilgub vett. See ütleb, et see on suvine lõbus veilina after party energia. Me leidsime kõige odavama nokamütsi, mis on olemas. Ja nüüd lõpetus kõige olulisem osa. On traktor või ATV peaks olema videos ka. See sümboliseerib 100% nagu Eestit, maapinda, mulda, 5 miinust ja väidetavalt moorikat visuaalset sümbolit Tartu ja maa ühenduses. Traktor sümboliseerib 5 miinust. Jah, väga. Ja kohver sümboliseerib Paavlit. Mulle kõrib see plakat rohkem. Aru saada, see võib seal lõpus olla. Teeme mitte midagi tegema, me oleme valmis kirjutanud teile konkreetsed laused, mida öelda, et see asi töötaks. Palju me Kanal 2-lt eetriaega reklaami mahtu saame? See on küsimus, millele mina ei oska vastata. See on nii palju, et see on väärt umbes 15 000. Vähem allkirjad siis on. 15 000 Kanal 2. Sa lubasid neile raha või? Ei, selle sama videoloo hind on 15 000. Seda küll. Võtame sult selle tooli ära. Niimoodi. Me oleme praegu Raekoja platsil, aga me muudame selle nüüd Tartu laululavaks. Lugu on väga lihtne, nüüd siis ükshaaval me palume kõiki bändiliikmeid siia ja siis me anname nagu teksti ette. Meil on stsenaarium kirjutatud, me ütleme ette, te peate kordama. Kui me midagi teeme, siis me teeme täiega. See ei ole lihtsalt kontsert, see on hetk ajaloos. Seda õhtut räägitakse veel aastaid. Seda õhtut räägitakse veel aastaid. Olemas! Lauluväljak on meie lava ja teie olete meie koor. Tule kohale, sest järgmine kord pole enam järgmine kord. Tule kohale. 17. juuli, me kirjutame peatükid. Mega! See oli suurepärane praegu. Ma ütlen ausalt, sa oled kaamera ette loodud. Nii päevakoer. Kes Tartusse ei tule, pead pärast YouTube'i vaatama. Meil pole vippi ega backstage'i. Meil on rahvapidu pika U-ga. Meil on rahvapidu pika U-ga. Meil on lava, teil on hääl. Teeme koos legendid. Kui päike loojub ja bass hakkab tööle, siis ei ole enam tagasiteed. Ma tahan näha, kuidas Tartu laulab kõvemini kui kunagi. Tulge sõpradega või tulge üksi. Te ei jää üksi. Asi on pausi väärt. See pole kontsert, see on operatsioon. Tartu, sa ei ole valmis. Liiga palju. Oled valem üritada.
üritusel. me ei tee veidi. Me ei tee veidi, me teeme kõik või mitte midagi. Kui sa arvad, et oled kõike näinud, siis me veel vaatame seda. Ära ürita aru saada, tule tunneta. See on ohtlik. Väga hea. On, hästi. Hoidme energia üle mõned. tule Tartusse. Jäta siia. jäta siia, kes Tartus ei hüppa, see ei ela. Kui sa ära magad, siis ausalt ma ei tea, mis sinu elus toimub. See ei ole pidu, see on geograafiline nähtus. Eestis on suvi ja meil on pass. Ülejäänud vaatame jooksvalt. Ülejäänud vaatame jooksvalt. Ma luban, et vähemalt üks meist jääb ellu. Ei, no nii ongi. Ongi nii. Ja lõpetuseks, kus see plakat oli? See on geograafiline nähtus. Jah. Kas me teeme nii, et liigub ka natuke nagu zoom? Ja nüüd lõpu zoom. Jah, lõpu zoom, siis ma pean kaart tõmmata lähemalt. Human zoom on see. Just. Nii. Kuidas tunne on? Parem kui enne. Prima. Enne meil ei olnud nagu mitte midagi. Nüüd meil on video ja 15 000 kana kahelt või? Mina ei tea midagi. Mõtleme läbi selle. Nii, aga head sõbrad, ma ei tea, meie Robiga oleme väga õnnelikud, et me saime kaasa lüüa sellise suurepärase ja suursuguse ansambli võib-olla et kõige olulisema reklaami loomisel. Turundus selline tipptase. Absoluutselt, sellepärast, et need mehed midagi juhuse hooleks ei jäta. Ja nüüd, armsad sõbrad, armsad televaatajad, juhatavadki nad ise veel nüüd viimast, aga tegelikult ka esimest korda sisse selle suurepärase reklaami, mille järel teie saate minna siis pileteid ostma 17. juulil toimuvale suurkontserdile. Hakake siis jälgima õhtusaadet ka Instagramis ja ühe õnneliku viib Robert Rool ise lennukiga kohale. Oho! Ja nüüd 5 – 10 aastat Tartu Lauluväljakul. Nüüd 5 – 10 aastat Tartu Lauluväljakul, 17. juuli 2026. Kui me midagi teeme, siis me teeme täiega. See pole kontsert, see on operatsioon. Meil pole vippi ega backstage'i. Meil on rahvapidu pika uuga. Kes Tartus ei hüppa, see ei ela. Seda õhtut räägitakse veel aastaid. Liiga palju? Oled valel üritusel. Jäta siia. Tule kohale, sest järgmine kord pole enam järgmine kord. Tulge sõpradega või tulge üksi. Te ei jää üksi. Me ei tee veidi, me teeme kõik või mitte midagi. Ma luban, et vähemalt üks meist jääb ellu. 17. juuli me kirjutame peatükid.